Ma võin tuua välja 3 kindlat valdkonda, kus tehisintellekt täna saab ülesannetega hakkama oluliselt paremini, kui seda teevad inimesed. Esmaselt see on kindlasti klienditeenindus. Klienditeeninduses on palju rutiinseid aspekte, näiteks kliendid küsivad tüüpküsimusi või tavapäraseid hinnapäringuid. Et on väga palju kohti, kus tehisintellekt suudab oluliselt kiiremini ja ka läbi mitmeid kanale vastata klientidele. Tehisintellekt on kogu aeg kättesaadav, ta suudab vastata küsimustele erinevates keeltes, nii läbi veebilehe kui ka e-posti kui ka läbi Facebooki ja nii edasi. Siis teine valdkond on kindlasti igasuguste uuringute ja otsingute läbiviimine. Et need ülesanded, kus sulle teatud küsimuse jaoks vastuste leidmiseks on vaja töötada läbi palju erinevaid dokumente või palju erinevaid veebilehte. Näiteks võib-olla sulle on vaja teha konkurentide analüüsi. Kindlasti tänapäeval tehisintellekt saab sellega, ma ei saa öelda, et oluliselt paremini hakkama, aga oluliselt odavamalt ja oluliselt kiiremini. Ja kolmas on kindlasti igasuguse turundussisu loomine. Kõige lihtsam näide siin on postituste loomine erinevate sinu sotsiaalmeedia ja veebilehe jaoks. Tehisintellekt tänapäeval suudab kirjutada väga head, ilusad ja ka kohandatud vastavalt sinu stiilile tekstid. Ta teeb seda üsna kiiresti. Ta võib seda teha ka erinevates formaatides, ehk sobitada seda nii veebilehe kui ka Instagrami kui ka Facebooki jaoks. Ja kindlasti läbi seda turundussisu loomine muutub oluliselt lihtsamaks ja ka seda paljud ettevõtted saavad teha nüüd järjepidevalt.